Pärga valikupraktikum on Lääne-Harju valla Rohelise valla töörühma algatus, ehk siis see eesmärk on kogukonnani viia sellised jätkusuutlikkusega seotud teemad. Ja elurikkuse teema on kindlasti siin ka väga oluline ja seetõttu selline seminar sai ka ellu kutsutud ja ma väga loodan, et need 18 küla, kus te olete tulnud, et seal selline väike katsetus Toidusalu näol saab alguse ja te tegelikult jagate seda infot, mida te täna saate, võib-olla ka oma naabriga. Et soovin teile head seminaripäeva, tegu tuleb hästi sellise loomingulise ettevõtmisega ja palun teil ka oma meel vabastada, et võib-olla need põhimõtted, millega te võib-olla olete rohkem kursis olnud varasemalt, saavad veidikene uue nii-öelda teostuse. Et minu poolt head seminaripäeva, ma loodan, et te ka annate tagasisidet, mis meile hästi oluline on ja siis järgmiseks vallavanem Jaanus Saat ütleb teile ka mõned tervitussõnad. Minu poolt aitäh! Ja tervist ka minu poolt ja mul on hea meeldib tervitada Lääne-Harju vallas siin Padisel ja meie täiesti uues valitsejamajas. See Toidusalu teema, kui ma sellest esmakordselt kuulsin, siis ta seostub mulle sellise hooldamata aiaga. Ja see seostub minu vanaemaga, sest kui ma meenutan oma vanaema peenrit, siis need olid alati kuidagi sellist igasuguseid kahtlaseid asju täis ja kuidagi kõik oli nii segamini. Aga tegelikult tuleb välja siis, et minu vanaema alustas juba aastaid tagasi selle Toidusalu rajamisega. Ja mul on tõesti hea meel, et see Toidusalu, mis täna siia Padisele rajatakse koostöös Padise kloostriga, on täiesti esimene ja ainulaadne meie vallas ja ma loodan, et te saate siit inspiratsiooni, et viia seda oma küladesse ja oma kodudesse edasi, et ma soovin teile mõnusat õhtut siin mõnusas Padises. Aitäh! Tere, mina olen Mariann Nummert, tulin Lääne-Virumaalt praegu siia ja meie ees on siis selline põnev ja väljakutsuv ülesanne, et kuidas alustada Padisel Toidusaluga või siis võib-olla kõige rohkem lihtsalt külvata neid seemneid, et see mõtteviis jõuaks sinna, kus ta siis idanema tahab hakata. Ja mina ise olen taustalt kõigepealt olen ma põllumehe tütar, mu isa peab sellist tavalist põldu, nii et ma tean ka seda maailma, siis ma olen õppinud ökoloogiat, pedagoogikat, okeanograafiat ja viimase asjana juurat, nii et ma olen endale sellise pagasi kogunud, mille põhjal katsetada, aga nagu ma ise nüüd aru saan, et siis kõige tähtsam ja kõige põnevam on see teadmine, mis on seotud loodusega, sest et see on mingis mõttes kõige ajatum ja kõige rohkem on sealt ammutada kogu aeg midagi, et see, mida inimesed loovad, on selline aegade jooksul muutuv ja vahelduv, aga see, mida loodus loob, on mingis mõttes juba miljoneid vana. Nii et sellega tegutsemine on hästi põnev. Vaatame, kas see asi siin jookseb ka. Vot nii, oi, natukene juba jõuab kuskil kaugemale. Ühesõnaga, mis meil täna, miks meil see kõik asi siin ees on, mis me siin täna teeme on või milleks on oluline, miks mina üldse kuskile tahan minna ja rääkida, on see, et inimestele natukene aidata kohale viia seda, et inimene on looduse osa. Et minu väike 9-aastane poeg ütles ka, et miks me inimestele nagu ei saa aru, et me oleme ju ka looduse osa, et me ei saa hävitada seda, mille osa me ise oleme. Ja võib-olla, ja me hävitame seda vahest just kui, mitte nagu sooviga seda hävitada, vaid lihtsalt sellepärast, et me ei tea, et kuidas see käib ja kuidas paremini sellega ümber käia. Ja siis muutuse koht ongi see, et inimene saab olla see loovjõud, et ei ole nii, et loodus on kuskil ja ilma inimeseta oleks ta täiuslik. Et umbes metsad ilma inimeseta oleks täiuslikud. Aga tegelikult inimene saab ise olla see positiivne jõud, kes ka teeb uusi asju ja teeb loodusega koostööd, nii et sellest sünnib midagi juurde. Ja siis, mis nagu praegu kõige keerulisem on see, et inimeste pea sees on mingi ettekujutus sellest, mis on ilus, mis on kole, mis on sobilik, mida tohib, mida ei tohi, mida naaber arvab. Ja siis sellega tegelemine on tegelikult kõige raskem, sest et see on kuskil meie sees ja me isegi ei tea, miks me vaatame, et issand, et niitmata muru, tuleb õudus peale, mõnedel. Aga mina tahan rääkida just sellest, et luua sellist uut visiooni, mille tõttu on võimalik enda sees asju teise pilguga vaatama hakata.
ja mingit kogemust ka anda, et täna me räägime siin tunnikese, aga siis pärast lähme tegutseme ja vaatame, kui palju me tehtud saame. Ja siis eesmärk on õppida tundma seda suurt jõudu, mille sees me elame. Liikumine on kuidagi sihuke aeglane. Nii, ma natukene räägin permakultuurist ka või mainin ära, mis see on, et võib-olla see sõna on teid siia kutsunud või ei tea täpselt, mis, aga permakultuur on, kujutame ette, et permakultuur on see elevant seal, et see on see asi, mida keegi täpselt ei tea, mis ta on, et keegi katsub saba, keegi katsub lonti ja keegi katsub kõrvasid ja igaühel on natuke erinev ettekujutus. Et aga võib-olla seda ettekujutust me hakkame siis nagu, see tekib nagu töö käigus, aga kui me võtame, et kus see elevant elab, siis see elevant elab maa peal ja see elevant elab loodusliku ökosüsteemi sees ja mille järgi see elevant toimetab või mille järgi siis nii-öelda see permakultuur, mis teile eetika ongi see, et tuleb maa eest hoolitseda, tuleb inimeste eest hoolitseda ja siis jagada õiglaselt või tekitada mingit ülejääki, mis omakorda hakkab seda maad ja inimesi jälle selle eest nagu hoolitsema ja koos toimetama ja see ongi see permakultuuri eetika, mille ma just ära rääkisin. Ja see kolmas asi on kõige võib-olla sellisem huvitavam ja muutlikum, et kui alguses öeldi fair share, siis nüüd öeldakse, et hoolitse tuleviku eest või loo tulevikku, et mõtle selle peale, et kuidas sinu lapselapsed saavad ka selle planeedi peal elada, et võib-olla on veel mõned jääkarud alles või võib-olla on mõni liblikas alles ja et millel see permakultuur põhineb, see tegelikult on tulnud sellest, et Austraalias olid kaks meest, Bill Mollison ja Holmgren, kes lugesid seda Rooma klubi raportit, mis ütles, et me ei saa enam samamoodi jätkata, et kasvul on piirid 1980-ndatel või 70-ndatel ja siis arendasid sellest välja sellise süsteemi, et aga kuidas see inimene siis peaks selle planeedi peal toitu kasvatama, ilma et me hävitaks loodust ära. Sest et inimese ajaloos on neid juhtumeid palju kordi, kus tsivilisatsioon on olnud, õitsenud ja siis justkui kuskile kadunud ja arvatakse, et selle põhiline põhjus on see, et muld on ära lõppenud ja see muld on just inimese toidu kasvatamise tõttu ära lõppenud või tema tegevuse kaudu. Et siis mis siis see permakultuur omale ette võtab või selliseks süsteemiks, millest õppida on tegelikult mets, mingis mõttes, et mets, kus kõik nagu toimib ise, et sisenditeks on ainult need looduse asjad, et kivi on olemas, tekkinud juba varem, vihm on, vett on, valgust on ja siis selle tõttu tekib väga palju biomassi, mille peal me praegugi liugu laseme ja siin on puud ja siin on valgus ja me sõitsime siia kuidagi ja nii edasi. Aga selle metsa häda on see, et vähemalt meie praeguses elujärgus ei oska sealt metsast väga palju omale toitu leida, või vähemalt mitte nii palju, et igapäevaselt ellu jääda. Ja siis seal kõrval on põld, äkki varsti tuleb, põld, kus sisendeid on oluliselt rohkem, näete, nagu on sihuke, kus ma pean kündma, kus ma pean kultiveerima, pean külvama, väetama, tõrjuma sealt kedagi ära, taimi kaitsma justkui ja siis selle tulemuseks on see, et muld kaob, me saame üsna palju toitu, aga me sellist nagu biomassi, mis nagu juurde ja tulevikku loob ja mulda kasvatab, seda eriti ei teki. Ja siis kuidas need kaks asja võiks nagu, kuidas need asi võiks lahenduse leida, ongi see, et võiks äkki teha sellise toidusalu, mis võiks toimida nagu mets, aga võiks anda rohkem saaki ja mille sisendid tuleksid rohkem looduse poolt, et ma ei pea seal kündma ja ma ei pea seal kedagi tõrjuma ja kedagi hävitama. Ehk siis need kaks asja kokku võiks olla selline hea kombinatsioon. Ja see toidusalu, kui me võtame selle toidusalu, et mis see siis on, et see on selline metsa imiteeriv süsteem, kus on olemas mitmekihiliselt taim, et kõige kõrgemal siin pildi peal on näha, et niisugune suur õunapuu, see võiks olla selline vanaema õunapuu, on ju. Aga tegelikult võib olla veel midagi veel kõrgemat, näiteks lepad, mis on lämmastikku siduvad või ka mingid vanad puud, mis juba olemas on, et sellel saab loominguliselt läheneda, aga nii-öelda põhiliselt kõige kõrgemad puud, siis natukene madalamad, näiteks ploomid, kirsid, madalad õunapuud, samamoodi kääbus õunapuud, siis sealt allapoole põõsarinne,
erinevad meie kliimas on need kõik need sõstrad, tikrid, uus asi, söödav kuslapuu, no erinevaid põõsad, mis kõik ei pea olema tegelikult ainult inimesele niimoodi söögi mõttes, vaid võivad olla näiteks ka mingi käsitöö mõttes, näiteks panen kontpuud või särapuud või noh, mis on ka toit, on ju, aga midagi, mis näiteks ka tolmeldajatele meeldib või näiteks lämmastikku seob nagu läätspuu, et see võib olla loominguline, ei pea olema ainult nagu toiduasjad. Ja siis edasi allpool on siis selline püsikute rinne, rohttaimed, mis võivad olla väga laia kasutusvaldkonnaga, et putukatele, tolmeldajatele, erinevatele, ka söögiks inimesele ja sealt edasi võib-olla kasvatavad ise juuri, võib-olla mingid muud taimed, mis juuri kasvatavad, et näiteks ka takjas ma võin võtta seda mingis mõttes toidusalu taimena, sellepärast et tal on tugevad juured, millest ma võin endale juuksed kasvama panna ja tegelikult isegi ka söögiks kasutada. Et see natukene sõltubki sellest sinu enda loomingulisusest, et mis see siis täpselt on. Siis edasi, kus me oleme, siis mullakatte on ja see pinnakatte taimed, no siin on seened on ja, aga need võivad olla tegelikult mingid madalad taimed, näiteks kas või metsmaasikas või kõik madalad, mis pinna lähedal on, mida me enamasti tähele ei pane, aga mis tegelikult täidavad ruumi ära. Ja siis me võiks veel vaadata, et äkki nende taimede, nende suuremate puude peal võiks midagi kõrgusse kasvada. Eesti tingimustes, no näiteks humal või noh, metsviinapuu, need näiteks võib pakkuda kellelegi elupaika. Ma võin panna ka viinamarju, kui mul on head soodsad tingimused, katsetada, et kas nad saaksid selles tingimustes hakkama. Siis vaatame ühte videot sellest, et luua teile natuke ettekujutust, et milline see võiks välja näha, et see on selline filmijupp tehtud Inglismaal. See mees, kes on kirjutanud selle raamatu, Martin Crawford, tema on üks selline põhjalikumaid teoseid teinud ja National Geographic on teinud tema koduaias sellise väikse filmijupikese. Ma küsin, kas te saate inglise keelest aru? Võib-olla ma võin pärast väikse kokkuvõtte teha, aga et enam-vähem saate aru. This is called succession. In southwest England, an unusual forest is growing. Nut trees, fruit trees, shrubs, and perennial vegetables are planted in a way that mimics a natural woodland. This forest garden is the life's work of Martin Crawford, an unconventional gardener who grows 500 edible plants with just a few hours of maintenance per month. What we think of as normal in terms of food production is actually not normal at all. Annual plants are very rare in nature, and yet most of our agricultural fields are full of annual plants. It's not normal. What's normal is a more forested or semi-forested system. Forest gardens in a temperate climate tend to have 7 layers or so: high trees, smaller trees, shrubs, perennials, ground cover layers, root crops, and climbers. So it includes directly useful plants, many types of fruit trees, those common ones, and much less common fruit trees. All the types of nuts, tuber crops, vegetables, medicinal plants, timber, but also logs that you might grow other things on, like mushrooms. There are also plants of indirect use, system plants, to help the system function better, and that includes nitrogen-fixing plants, mineral accumulators, plants to attract beneficial insects to eat all your pests. Forest gardens are very beautiful places to be in, because although they're managed, the management is light, so they have this very naturalistic feel to them, and it is more like being out in nature than being in a cultivated garden. It can seem a bit overwhelming. There's so many different species. You shouldn't let that stop you from beginning a project, because you don't have to know everything to begin with. Just start, plant some trees and go from there. It's not the gradually increasing temperatures that damage plants. It's the increase in extreme events, big storms,
big winds, very heavy rain, hail, droughts. By having a very diverse system, whatever happens to the weather, most of your crops will probably do fine. Some may fail, some may do better. That's very important going into the future because we don't know exactly what's going to happen to our weather. So by having a diverse system, it gives you maximum resilience. See, mis te nägite, on natukene meist lõuna pool, nii et seal on natuke rohkem valgust ja natuke rohkem taimi üldse võimalik kasvatada, et ta ütles, et 500 söödavat taime on tema toidusalus. Ma ei tea, kas me Eestist leiaks 500, aga kui laiendada oma ettekujutust söödavusest rohkem, siis ma arvan, et peaaegu. Ja huvitav on see, et need vihmametsad või ütleme, toidusalud on tegelikult looduses ja inimeste poolt koostöös eksisteerinud väga pikka aega. Et just hiljuti teadlased hakkasid sellest aru saama, et näiteks Amazonase vihmamets on osaliselt hoopis inimese poolt ka loodud. See, et seal on nii palju söödavaid taimi. Sama öeldakse näiteks Põhja-Ameerika kohta, et kui Columbus sinna jõudis ja tema järgselt siis kõik need valged vallutajad, siis nad olid väga üllatunud, et issand, et see polegi mingi džungel, kus pole mitte midagi, vaid et seal olid sisuliselt kirjeldused sellest, kuidas hobustega oli võimalik metsa all ratsutada ja seal oli tohutult palju saakloomi ja seal kasvas palju pähklipuid, kus sai palju toitu, et tegelikult need kohalikud olid seal loonud sellise keskkonna, kus oli nii jahtida, oli olla nii-öelda korilane, korjata midagi ja see oli tegelikult inimese ja looduse koostöös tehtud. Nii et see me alles nagu saame teada, mis on üldse võimalik. Ja ega me siin samamoodi alles saame teada, mis on võimalik. Nii. Keskkonnaamet on ka nüüd teinud sellise asja, et niisuguse uue mõtlemist toetava plakati, mille on võimalik endale alla laadida ja panna sellistesse kohtadesse, võib-olla siia oleks ka mõistlik panna, et mitte jätta muljet, et ma olen laisk ja lohakas, ja nagu see vallavanem ütles, et vanaema aed oli mingi kaootiline segapuder, aga nüüd ta mõtleb, et vau, et aga võib-olla see ei olnudki, võib-olla seal oli elurikkus, võib-olla seal oli igasuguseid taimi, mida nüüd hakatakse umbes otsima, et kus sul on seda vanamara barberit või siis seda mingit erilist taime, mis oli kohanenud Eesti tingimustega ja kasvas nagu mühiseb, isegi kui keegi ei käinud muruniitukiga ringi. Et see silt on, kui te panete selle lause, et ma ei ole laisk ja hoian siin elurikkust, siis te leiate selle Keskkonnaameti PDF-i ülesse ja saate välja printida, et ma ise mõtlesin, et ma teen neid omale rohkem ja siis igasse kohta, kus ma nagu ise tahaksin, et oleks elurikkus, panen üles, et äkki siis nagu niited vaatavad, et ei hiidaks nii palju. Et elurikkus on meie ümber ja kui öeldakse, et putukad on sisuliselt, Saksamaal oli mingi kõva uuring, kus leiti, et putukate hulk on nii palju vähenenud, et siis ma nendest putukatest mõtlesin natukene, räägin teile, et miks me nagu, miks on see hull, kui me teeme igale poole ainult muru, et miks on kogu parki, nii-öelda mingi asja korda tegemine tähendab seda, et niidame kõik ära, riisume kõik ära, võtame põõsad maha, sest see on kole võsa, et see on see, et siis me nagu me lõpetame selle elupaiga eksisteerimise sisuliselt ära, et võib-olla keegi mulle all veel natukeseks ajaks saab ellu jääda, aga me nagu oleme nii nagu piiratud oma vaatamises, et me ei luba nagu kellegi teisel seal millegi pärast elada. Aga tegelikult need putukad meie aedades ka, et see ala, kus sa jätad niitmata, võib olla su putukad täielik pesakoht, nad võivadki sealt võivad tulla lepatriinud, vaadake lepatriinu vastsed seal on ja võiksid arvata, et see on lepatriinu vastu, näed seda, mõtled, issand, mingi ilge putukas litsun laiaks, kindlasti sööb kõik ära, aga tegelikult ta üldse ei pruugi seda teha ja näiteks see Ehmes Pehmekool, vaadake, kui ilus selline härrasmehe nimi, et tema samamoodi sööb kahjureid, mis inimese mõttes kahjureid, et ja kus nemad siis elutsevad, ongi just kuskil on, kus on tihedad lehed, palju taimi koos, kus on multsi, mults looduse mõttes on näiteks lehed, mis kukuvad surnud taimeosad, kõik need oksad, lehed, siis kivihunnikud, mis kuskil on jäänud, mingid oksad, mingid kännud, kõik need on kellelegi elupaigad, põõsad, hekid,
tihedad püsikupeenrad, sellised, kus ei ole mulda näha, on ju, kus ma ei üritagi mulda paljaks jätta, kus ma ei ürita taimede vahele jätta ruumi, et nad saaksid seal üksi õitseda, on ju. Et ja oluline on ka see, et ma sügisel ei tee oma aeda korda, et ma ei võta kõike sealt maha sellest, sest et nende püstiseisvate taimeosade sees võivad nemad just omale pesapaiga leida, võib-olla need liblikate nukud on seal ja mingid elavadki seal nende varte sees, talvel leiavad omale pelgupaiga. Ühesõnaga see, kus see loodus elab, ega me ei tea, me nagu käime niisuguse pilguga ringi, et me ei märka üldse seda. Ja need putukad on ju, lisaks selle, et nad tahavad kuskil elada, nad tahavad ka midagi süüa. Ja just süüa leiavad nad samamoodi nendest umbrohustest paikadest, hekkidest. Just see väike tuust võib olla nende kasulike putukate selline snäkipaar, et kui kuskil mujal nagu midagi pole, siis sealt nad teavad, et nad saavad, et seal on mõni lehetäi veel alles, mis pole ära tapetud, on ju. Ja kui nemad, kui sina need maha võtad, on ju, kui sa nendele toitu ei paku, siis ei ole sul varsti enam neid, kes sööksid neid kahjureid ära, et kahjuritega nii, et need nagu sina nendele ju toitu paned, on ju. Sa kasvatad taimi, kasvatad neid väetisega ja siis nendele kahjurputukatele on see, et juhuu, lähme sööme ära, need on nõrgad taimed, need tuleb loodusest hävitada. Nagu hundid söövad nõrku jäneseid, on ju, et kahjuritele on nõrgad taimed samamoodi ja nõrgad taimed tähendavad tihti see, et nad ei ole nagu, nende immuunsüsteem ei ole arenenud, nad ei ole terviklikult toitunud ja need tihti on need meie taimed, mida me üritame putitada, nad on veel mingisugused peened sordid või midagi ja siis nad ei pea üldse looduses hästi vastu. Aga ühesõnaga, et kahjurid tulevad ikkagi alati, ükskõik mida sa teed, ükskõik kui kangeid mürke sa kasutad, aga lihtsalt siis ei ole sul neid kasulikke putukaid ka enam ja kui sa ühel päeval tahad lõpetada keemia kasutamise, siis sa peadki kohe selle looduse omale jälle lähemale lubama, sest et muidu sa lihtsalt laiutad käsi ja mõtled, et issand, aga kõik need lehetäid on siin, aga kus need lepatriinud on, on ju. Aga kus nad siis sul elavad, kus nad siia saavad? Siis lisaks näiteks see on kiletiib siin on ju see ilus pikkade, kui ta akende vahel on, mõtled, et issand, mingi kole nõme putukas on, aga ta on täiega töökas, sööb lehetäisid. Ja siis see mitmekesine taimestik, et putukatel, ega me ise ju ei tea täpselt, et mida ta süüa tahab, mis ajal ta süüa tahab. Et sa võid nagu ise hakata teadust tegema, uurida, et see putukas on mulle kasulik, see tahab tüüa seda, järelikult ma jätan selle ühe taime sinna talle, on ju. Aga see tähendab, et ma pean nii palju tööd tegema, et välja raalida, millal keegi mida süüa tahab. Lihtsam on jätta seda, mida loodus pakub, lubada sellel olla ja siis sa tead, et neil on suure tõenäosusega laud kaetud ja nad saavad süüa. Ja just sellised alad, mis natuke lähevad umbrahuseks, tundub, et keegi vaatab, et issand, ma olen laisk perenaine või peremees, aga tegelikult olen ma just see elurikkuse hoidja, on ju. Näiteks, mis ma just teada sain, need ilusad taevastiivad on sellised liblikad, kes oma vastsed, neil pesitsevad seal sipelgapesades. Ja kusjuures sipelgad nagu hoiavad isegi neid ja vahest isegi toidavad neid. Ja mõned selle perekonna liigid on muidugi muutunud ka selliseks, et nad toituvad juba sipelgate vastsetest ka, et nad on arendanud sellise parasitismi vormi välja. Aga ikkagi, ühesõnaga, neil on koostöö kellegiga, nad elavad koos sipelgatega ja kui ma võtan sipelgad ära, siis jälle ei ole mul neid ilusaid liblikaid, on ju. Kes tahaks nendest liblikatest loobuda, aga sipelgatest tahaks ju ikka loobuda, et need ei tundu üldse nii toredad. Et siis võite vaadata sellist kohta nagu elurikkus.ee, seal on hästi põnevalt neid pilte on ja on ka kirjeldusi, et mis nad teevad ja kellega nad koostöös on. Ja kui ma siis vaatan, et hea küll, ma olen jõudnud sellesse punkti, et ma tahaks nagu seda loodust hoida, ma tahaks midagi teistmoodi teha, et kuidas ma seda siis teen. Ja see ongi see koht, kus see permakultuur võib sisse tulla, võib ka tulla see vana maia mõte, võib ka lihtsalt tulla selline looduse taju, et sa hakkad nagu ise vaatama teise pilguga tegema. Lihtsalt see disain annab natukene nagu seda mõtteainet. Ja mis Kairi ütles mulle täna, et ma küsisin, et aga mis sellest toidusalust siis pärast saab, on ju, et kes sellega edasi tegutseb, siis tema ütles mulle, et aga see on ju hooldusvaba, järelikult keegi ei pea sellega tegutsema. Siis ma mõtlesin, et ma natuke arutaks seda, et mida võiks tähendada hooldusvaba aed ja kas seda eksisteerib, et üldse, kui sa tahad aeda teha, see tähendab ju, et sa tahad tööd teha, on ju. Sa tahad midagi liigutada, sa tahad, et midagi eksisteeriks kuskil ja see tähendab, et sa pead millegi eest siis nagu, sa pead sellest aiast hoolima, on ju. Ja minu meelest hoolimine ja hooldamine on natukene seotud, et tegelikult see hooldamine võibki olla selline asi,
mida sa lihtsalt ise tahad teha, et see on, sa pead sellise töö omale tegema, mis sulle meeldib teha, et seal aias näiteks maa kaevamine tõesti võib olla asi, mida sa ei taha nii kergesti teha, mida on raske teha, aga näiteks mõnede lillede sirbiga maha lõikamine, teistele mulčiks jätta, on hoopis teine töö, on ju, see on hoopis põnevam. Või siis multsi laotamine, et lihtsalt seda mulda kasvatada, mille tõttu sul jääb osa rohimist tegemata, ei ole ka üldsegi nii hull töö, on ju. Küsimus on siis võib-olla pigem selles, et mis tööd ma teen ja millal ma seda teen ja kui palju ma seda teen, et näiteks toidusalu puhul või üldse permakultuuri aia puhul on pigem see graafik joonistatakse selline, et alguses on sisendeid rohkem ja siis nii-öelda aja möödudes sisendite hulk väheneb ja ma pean vähem tööd tegema, sest et ma olen aru saanud, kuidas loodus toimib, sellepärast et ma olen toetanud seda mulda, mis mul seal on, et see hakkaks kasvatama rohkem neid taime, mida mina soovin ja vähem umbrohte, sest et muld tahab kasvatada umbrohte sellepärast, et umbrohud on pioneerliigid, pioneertaimed, kes tulevad seda mulda päästma, elustikku parandama, ohakad väga sügava juurega tekitavad ruumi sinna, kutsuvad kohale tolmeldajaid, kasvatavad palju biomassi, et muld tegelikult tekib taimede tõttu ja see mass, kui muld suudab kasvatada mingit umbrohu massi, siis see tähendab, et see muld tuleb vaikselt, läheb paremaks. Lihtsalt häda on selles, et emake loodus mõtleb, et ma teen mulda juurde siia planeedile, andke mulle 1000 aastat ja see jäätma on jälle rikas, on ju. Aga inimeste eluiga on nii lühikene ja seetõttu me peame hakkama midagi ise kaasa aitama, et see juhtuks rutem, juhtuks meie silme all, sest et tihti meie ümber on mullad, mis on mingi osa viljakusest juba kaotanud. Ja me isegi võib-olla ei tea, kui rikkad meie mullad olid 1000 aastat tagasi, sest et kündmine on põllumeeste lau sees olnud ikka nii palju, kui keegi mäletab, on ju. Ja küsimus on siis selles, et kuidas siis ikkagi vähem teha, kuidas vähem hooldada. Lahendus on selles, et inimene peaks rohkem tegema seda, milles ta hea on ja vähem tegema seda, milles ta halb on. Inimene hea, nagu näha, inimese aju on ju loomariigis selline osakaalu mõttes, kui mitte kõige kõrgem, siis üks kõrgemaid ja siis inimene peab seda aju kasutama õppima, seda oma intelligentsi kasutama õppima, et näha seda, kuidas loodus toimib, millised on need mustrid, kuidas kujundada midagi, kuidas teha seda nii, et see on looduse mõtetega kooskõlas ja toimimisega ja kuidas leiutada midagi, kuidas teha oma inimese asju niimoodi nutikalt, et see ei lähe loodusele vastu. Just see osa on see, mis on äge, see, mis ei tundu nagu töö, see tundub sellise põneva tegevusena, peaaegu nagu mängiks, nagu lapsed, nad tahavad midagi teha, nad katsetavad, et inimene saab samamoodi tegeleda oma aiaga sellise põnevusega, et prooviks seda, prooviks toda. Ja siis vähem teha seda, milles inimene ei ole nii hea, mis inimesele on raske. Võtame näiteks see kaevamine, on ju. Et meil on see ikkagi selline, pean ikka sügisel selle maa läbi kaevama ja kui ma vanaks jään ja ma ei jõua, siis ma tegelikult olen iga päev õnnetu, et ma ei jõudnud seda teha või mul on selg haige või midagi sellist. Aga vihmaussid, nemad kaevavad, see on nende elutöö ja meie mõtle, tapame need vihmaussid ära ja hakkame ise seda tööd tegema ja mõtleme, et miks see nii raske on. Ja need vihmaussid teevad seda nii elegantselt, et samal ajal nad tõstavad mulla viljakust. Ma pean lihtsalt lubama neil seda teha. Et see on see, kõike muud, näiteks kiilid on ju. Kui ma kutsun enda aeda kiilid, siis nad söövad ära hästi palju kahjureid. Ma peaksingi niimoodi oma aeda kujundama, et neil oleks seal võimalik töötada. Ja mis siis halb disain ongi see, kui mul on seal aias halb olla, kui mul on seal ebamugav olla, kui ma panen oma kasvuhoone oma krundiga kaugemasse nurka, sest et ma mõtlen, et see on niisugune poolkole asi, aga tegelikult ma pean seal käima iga jumala päev ja tõenäoliselt 2 korda päevas, kui mitte rohkem. Aga siis nii-öelda permakultuuri disaini mõttes ma peaksin selle kasvuhoone panema omale lähemale sellele kohale, kus ma igapäevaselt viibin, kus ma hommikul üles ärkan ja õhtul magama lähen. Sest et siis mul on palju lihtsam seal käia. Võib-olla ta võiks olla kohe mu maja lõunaküljes, et ma ei peaks nii palju vaeva nägema. Ja inimesed tegelikult tihti mõtlevad ju läbi selle, et kuidas ma oma köögi teeks, et oleks võimalikult käepärane, et pliit on siin ja kraanikauss siin ja ma ei pea hästi nagu seal rabelema. Aga aias peaks samamoodi mõtlema, et kuidas teha kõik omale käepärasemaks. Ja ma toon nüüd välja need mõned põhimõtted, küll niimoodi
natukene põgusalt, sellepärast et kõike me täna ei jõua aga üks põhilisi asju on see, mis ma just rääkisin, kus see kasvuhoone siis asub, on ju, tsoonid. Et selle pildi peal on see kasvuhoone, näed siin maja kohe küljes on ju. See maja on see tsoon 0 ja tsoon 1 on see, mis mul on kõige lähemal. Siin on kõige intensiivsemalt kasutatavad peenrad, kus ma võtan oma igahommikusi ürte, kus ma võib-olla tahan, et lapsed saaksid esimesi mustsõstraid ja millal ma kogu aeg silma peal hoian, näiteks kus ma taimi ka paljundan või kus ma katsetan mingite uute liikidega, mis mulle on veel tundmatud, siis järgmises tsoonis võiksid olla, siin pildi peal näiteks on kanad seal nurgas on ju ja ütleme põõsad, väiksemad viljapuud, kus ma natuke harvem pean käima, aga millal ma ikkagi silma peal hoian rohkem. Tsoonis 3 on juba võib-olla see, kus ma kasvatan näiteks oma talvekartuli, et ta ei pea mul akna all kasvama, ta võib olla kaugemal, sellepärast et ma ei tegele sellega igapäevaselt. Ja siis mida kaugemale ma lähen, seda vähem hooldust seal siis on, et kui mul on loomad, siis ma hoian neidki seal kuskil 3 ja 4 vahel, võib-olla kanad võib olla seal lähemal, sest nendega pean võib-olla rohkem majandama. Ja siis tsoon 5 võiks olla, kui mul ruumi on, siis see võiks olla see koht, kus loodus ise toimetab. Et isegi kui mul on väike aed, ma võiks jätta mingisuguse nurga, kus ma tean, et las seal olla kõik, mis seal tahab olla, et ise vaata, mis sinna tuleb. Võib-olla kui mul on täiesti lage plats ja peaaegu mulda pole, et siis ma natuke aitan kaasa, toon sinna mõned puunotid või kivid või võib-olla külvan mõned niidutaimed, mis ma olen äkki seemneid saanud, et ma hakkan natuke vaatama, kuidas see loodus ise toimetab ja jätan sinna võib-olla selle lebatriinu vastsetele niisuguse elupaiga. Ja need ongi, mis ma ära nimetasin, need tsoonid, siis see, et asjadel võiks olla palju kasutusi, et see, kui ma midagi kuskile paigutan, et on mitmes mõttes vajalik, et mul on siin pilt sellest viljapuust, näiteks see on õunapuu on ju, ja ma mõtlen, et ma selle õunapuu istutan põhiliselt sellepärast, et õunu saada. Aga tegelikult, mis see õunapuu veel annab, ta annab mulle varju, siis ma saan sealt saagi, eks ju, lehed ajab ta sügisel maha, mis on tegelikult mulč, mis on tegelikult väetis, siis ta pakub tolmeldajatele nektarit, linnud saavad seal kas pesa teha või seal lihtsalt peatuda, seemneid kohale tuua mujalt ja midagi uut sinu õuele, siis kui mul neid õunapuid on rohkem või isegi ühe õunapuu juures on mul tuule eest natuke rohkem kaitset kui lihtsalt lageda maa peal ja midagi jääb sealt üle, on ju, mis võiks näiteks olla kanadele, et tihti inimesed muretsevad, mis ma ei taha õunapuid panna või me peame maha võtma, sest seal on need õunad maas ja mul pole midagi teha. Aga lase korraks sealt kanadel üle käia ja sul pole mingit probleemi, sul on kõik ära väetatud ja õunad on ka läinud, on ju. Või lase neil lihtsalt mullaks muutuda. Ja need lisad tulevad seal ka kogu aeg. Ma lihtsalt ei mõtle, et nad seal on. Ja need võivad muutuda mulle probleemiks, nagu ma moodi need ülejäänud viljad või siis need lehed, mida ma pean kogu aeg riisuma justkui. Aga kui ma selle disaini teen nii, et need lehed mind ei häiri seal, et mul on see selline aed all, kus need lehed ongi see mults, mida ma muidu peaksin kohale kärutama, aga siis nad on seal ise saabunud pidulikult, et siis mul tööd vähem. Et tegelikult see erinevus on ainult mõtlemises. See õunapuu töötab tegelikult täpselt samamoodi. Ja siin mul jäi veel rääkimata, et loodusega koos töötamine tähendab seda, et ma arvestan looduse jõududega, näiteks nagu gravitatsioon, võtame selle tagasi, siis gravitatsioon tähendab seda, et kui mul kanakuut on künka peal, siis nii-öelda kanadest tekkiv väetis liigub mööda nõlva allapoole ja kui ma sinna teen oma aia, siis mul on selline pidev väike väetise pealevool seal olemas. Aga kui ma selle kanakuudi paigutan kuskile, kus ta on mul liiga silma all, ma ei tea, haiseb ja mul pole teda kuskile panna, see on jõle palju tööd, on ja siis ma mõtlen, et ma ei tea, ma ei taha neid kanu pidada, on. Aga küsimus ongi, kus ma selle paigutan. Siis looduse jõusuund on mitmekesisust juurde luua. Loodus iseenesest ei jäta ühtegi paika puhtaks, paljaks, mullaks. Aga meie inimestena nagu kuidagi tunneme, et see on see, mida me peame saavutama, see puhas must muld. Aga siis asuvadki looduse jõud meie vastu tegutsema, et nad üritavad sinna midagi kasvatada ja meie üritame seda sealt jälle ära võtta, siis me kogu aeg niimoodi mõõdame, et kelle jõud on suurem, kes peale jääb. Aga looduse jaoks on see paljas muld sisuliselt nagu lahtine haav, mida inimese keha saadab valged verelibled, loodus saadab umbrohud sinna seda taastamistööd tegema. Et me peame seda jõudu mõistma ja kui me ei taha, et seal umbrohi kasvab,
siis me peame sinna ise midagi panema, peame kas kasvatama taimi nii tihedalt, et umbrohtudel pole ruumi või kasvatama selliseid taime, mis katavad maa ära ja mis meid teisi taime ei sega või multsima selle ära mingites, näiteks nüüd tehakse siin ka maja ees oli multsitud peenar on ju just sellepärast, et seal oleks vähem rohimist, et see ei ole nagu ainult mingi permakultuuri mõte, vaid see on selline normaalne haljastusmõte juba tänapäeval ka. Ja siis see sünnenergia ehk siis just sama see, nagu need liblikad, kes üksinda see liblikas ja üksinda see sipelgas ei oleks nagu sama, mis see, kui nad koos on, et see liblikas võib-olla ei saakski ilma sipelgateta elada. Ja inimene saab samamoodi teha näiteks oma kasvuhoone sinna maja külge ja see on sünnenergia. Ja siis, kui ma tahan siis nagu pihta hakata, mis ma siis teen, siis soovitus, ametlik soovitus selles raamatus on, et kõige tähtsam tööriist on pliiats ja paber. Ehk siis ma võiksin teha mingi plaani, natuke läbi mõelda, mida ma kuskile teen. Ma tegin ka, tänaseks tegin sellist plaani, et kus me midagi paneme, et viljapuu on keskel ja siis paneme erinevaid taimi sinna ümber. Plaanimisega on aga see häda, et elu teeb omad korrektiivid alati ja kunagi ei ole kõike seda, mida sa mõtled ja loodus elab üldse mingit oma elu. Nii et ma pean tunnistama, et mina ise ei ole hullult hea paberile joonistaja, aga ma seda ütlen küll, et ma planeerin seda oma pea sees. Ma mõtlen läbi, et kus mis peaks paiknema. Ja ma olen kogunud nendest erinevatest raamatutest nagu see ja siis see on väga hea raamat, selline klassika ka seda, et kuidas need asjad siis käivad ja siis, kui ma hakkan istutama või midagi paigutama, siis minu pea sees käib ikkagi kõik see asi läbi. Lihtsalt võib-olla, kui ma ei tea, mul poleks väikseid lapsi, siis ma joonistaks rohkem, vähemalt minu vabandus. Aga ma soovitan läbi mõelda, et inimesed on erinevad. Visuaalne asi võib väga palju aidata või see, kui sa paberi peale midagi paned, et siis sa hakkad hoopis teistmoodi mõtlema. Ja siis selle abil ma saangi nagu targemini töötada ja mitte raskemini ja mitte rohkem töötada. Ootame, kas see liigub edasi. Nii. Ja siis, mida see loodusega koostöö siis võiks nagu tähendada? Veel nagu natuke seletus juurde on see, et loodus on hästi tugev. Looduse jõud on need, mis käivad inimesest üle ka, kui tuleb väga kõva tuul, murrab lille pikali või puud. Et looduse jõuga on nii, et see on nagu see, miks ma selle sõjameistrite pildi sinna panin, on see, et idamaade võitluskunstides on selline nipp, et keegi kasutab mingit tugevat jõudu, tahab kedagi pikali lükata. Ja siis, kui mina olen kaval, siis mina ei hakka talle nagu vastu lükkama sama tugeva jõuga, vaid ma astun kõrvale ja ta kukub ise pikali. Eesmärk ei ole loodust pikali nüüd panna, aga eesmärk on aru saada, et kus suunas selle jõud liigub ja selle jõuga koostööd teha, mitte sellele vastu pressida. Ja see tekib nagu aja käigus, et sa hakkad üldse aru saama, mida see loodus teeb, et näiteks mina eile sain sellise elamuse, et ma olin jätnud ühe papitüki maha, ma tegin mingi peenart ja mul jäi mingi jupp maha. Siis ta vedeles seal ja ma poleks pidanud juba ära panema, aga eile siis jõudsin selleni liigutamiseni ja siis ma vaatasin, et issand, et mis seal all kõik on. Esiteks seal oli õnnetul kombel surma saanud üks jooksik, umbes nii suur ja siis selle juures oli sihuke elu käimas. Keegi sõi teda, mingid seeneniidistikud olid juba sinna tulnud, vihmaussid hakkasid kohe kuskile minema, siis muidugi need keldrikakandid on ja veel mingid putukad, kes kõik olid kogunenud sinna sellesse mõnusasse kohta, sinna papi alla ja hakkasid sinna oma elu rajama. Ja siis mina muidugi võtsin selle papi ära, aga ma panin rohtu neile peale, et nad ikkagi oleksid kuskil peidus, et see on see, mida me ei märka, et mis seal nagu mulle all toimub ja kuidas see loodus seal toimetab ja kuidas ta ennast kasvatab. Ja siin on pilt sellest gravitatsioonist, et ma võin näiteks teen oma Peerja mäe künkale, siis ma pean muudkui kärutama siia mingit orgaanikat, aga kui ma teen künka peale näiteks hoopis oma komposti hunniku, siis vihma abil liiguvad toitained sinna taimedeni, mida ma tahan kasvatada. Ja see looduse jõud mitmekesisuse poole, sellest ma juba rääkisin, et see on see võitlus, väga palju ressurssi kulub, suured masinad, palju kütust versus siis see, et see on ka selline pool, see on selline vastuvõetav loodusega koos töötamine, sirged read, sihuke multsitud vahekäigud, näeb selline korralikum välja. Ja jah, neid ma juba rääkisin, et vaba ruumi täitmine, ma pean mõtlema nii, et kui ma tahan kedagi hävitada, mingeid kahjureid,
siis kõik need mürgid, mis töötavad, on sellised, et nad tegelikult hävitavad ju kasulikke olendeid samuti. Et ei ole selliseid selektiivseid asju, nagu antibiootikumid hävitavad kõiki baktereid, mitte ainult kahjulik, on ju. Et siis, aga siis mina peaks olema nii kaval, et ma tekitan sinna nii palju mulla elustikku, et nendel albadel pole üldse ruumi. Need lihtsalt nagu kaovad teiste hulka ära ja siis see mõte peabki kogu aeg olema, et kuidas ma teen nii, et oleks rohkem loodust, oleks rohkem elustikku ja siis mul on vähem probleeme. Lihtsalt inimene on vahest nii kannatamatu, et kuskil oli jälle näide mingisugusest viljapoiast, kus oli kõik need lehetäid ja naaber pitsis ja siis keegi hoidis seal nagu jalad ristis, et ei, äkki nad ikka tulevad ja siis tulid need lepatriinud, aga nad tulid 2 nädalat hiljem, kui naaber pitsis, eks ju, et see nõuab sellist julgust ka nagu, et noh, justkui loodus ei näita alati kohe välja, et kuidas need asjad käivad, on aeglasem. Aga kõige huvitavam, mis sellest raamatust tuli minu jaoks ongi see, et ma mõtlen, et see, mis ma pean tegema, ma pean loodusega midagi kokku leppima, mingite väikeste olenditega, näiteks putukatega, et noh, siin on see üks näide, on see vihmaussid, kes neil on kasulik see mullas toimetamine, nad on sellest paremad ja mina pean vähem töötama, on ju. Ja et ma peaks mõtlema iga koha peal, et kes seda tööd võiks minu eest teha. Ja siis, mis ma talle siis vastu annan, et ta seda tööd teeb, on ju. Ma pean talle midagi jätma, ma pean talle natuke toitu võimaldama, ma pean talle mingi elupaiga lubama ja siis tema saab toimetada. Et näiteks konnad, täielikud eksperdid on ju, püüavad igasuguseid putukaid, ma arvan, ma ei tea, kas nad nälkaid ka söövad, aga inimene ei suuda nagu nii äge olla nagu konn, ta ei suuda neid oma saaki nii hästi püüda või ütleme konnasaaki. Ja mis ma talle pean tegema, ongi ainult väike veelomp on ja ma pean võimaldama, et tal oleks kuskile võib-olla varju minna, et linnud teda kohe ära ei sööks. Aga selle loodusega on see värk, et ma pean tegema sellise lepingu, millest ma ise ka kinni pean, et see ei saa olla selline poole vinnaga, et ma kuskile natukene ikkagi, ma ei tea, mürgitan või kasutan mingisugust keemiat, isegi väetised tegelikult, kunstlikud väetised hävitavad mulla elustikku, et ma ei saa kuskilt nagu järele anda, et muidu loodus teeb ka, et okei, vaata siis ise, ma ei tea, püüa neid putukaid ise, kui tahad. Tule tolmelda kõik need ära, nagu hiinlased leiutavad neid robotmesilasi, on ju. Nad on lihtsalt nagu nii üle võlli läinud, et neil ei jää enam muud üle, kui ma ei tea, üritada seda oma aju kasutada selleks, et leiutada robotmesilasi. Selle asemel, et kasutada oma aju selleks, et tõmmata natukene tagasi selle looduse hävitamisega. Ja mis siis on üks peamine tööriist meil ka täna on see, et otsi prahti või mingit ülejääki ja tee sellest omale aed. Et kõik asi, mis on orgaaniline, kõik see on väärtuslik, kõik, mis on kunagi olnud, elanud, kõigest sellest saab aias midagi teha. Et me oleme juba ära õppinud, mõtle inimestele nii keeruline asi nagu avastada maa seest nafta, õppida seda kasutama, panna see autode sisse, teha niisugused masinad, sellega me oleme hakkama saanud, on ju. Aga praegult oleme selles kohas, kus nagu minu vanaema samamoodi nagu igal kevadel paaniliselt on mures selle prahi pärast ja kui ta ei ole seda jõudnud veel ära põletada, et saata ta nii-öelda võimalikult atmosfääri selle asemel, et ta jätta sinna samma orgaanikaks, et ma ei tea, see on mingi hirm selle nagu elu ees justkui või et selle orgaanika tundub nii õudne asi, aga tegelikult see on nagu vajalik, see on kellelegi toit ja me peame selle toidu panema enda kasuks tööle. Kõik, kes on surnud, kõik, mis juba mädaneb, kellegi välja heitud, kõik see on nagu tegelikult meile vajalik. Nagu see sõnnik, me saime praegult siin hobusesõnnikut, mis on nüüd teiste väikeste elusorganismide abil muutunud selliseks mõnusaks peaaegu mullalaadseks asjaks, et seal ei ole enam üldse mingit sõnniku lõhne ega midagi. Ja see kõik on toimunud nende tõttu, kes on sellised hävitajad, lagundajad, mingid sellised õudsed olendid, keda me nagu julge vaadata, mingid 100-jalgsed, 1000-jalgsed, igasugused sellised ussid ja fingerdised on ja me peaks nendele natuke sõbralikuma pilguga peale vaatama, seepärast, et tegelikult nemad loovad meile seda pinda, mida teha, milles midagi kasvatada. Ja et üks arvamus ongi see, tavapõllumajanduse mõte ongi see, et kui ma midagi kasvatan ja saan mingit saaki, siis mullaviljakus väheneb ja ma pean kogu aeg seda toitma, ma pean tooma kaugelt kohale suuri kotte väetist, et seda tagasi teha. Aga tegelikult loodus niimoodi ju ei tee. Kõik need miljonid aastad
taimed on kasvanud ja ei ole ju olukord, kus muld oleks kadunud seal kohas, kus taimed on nagu ise looduslikult kasvanud. Kogu aeg on liike juurde tulnud, kogu aeg on mulda juurde tulnud. Miks me siis nüüd arvame, et see ei tööta? Pigem see ei tööta justki sellepärast, et inimene on selle mingi lüli sealt vahelt välja võtnud, ongi selle orgaanika teinud nii-öelda prahiks, pakkinud selle mustatesse kilekottidesse ja viib selle prügimäele, kus ta muutub metaaniks ja tekitab meile veel probleeme ehk kliima soojenemist ja muud sellist. Et tegelikult me ise oleme teinud sellise mõttemuudatuse, mille me nüüd võiksime rahulikult tagasi teha ja aru saada, et kui me loodusega koostööd teeme, siis muld ja mitmekesisus ainult kasvab. Ja see on see, kuidas loodus toimetab, et muld tekibki sellest, kui on palju taimi seal peal kasvanud, sest et toimub fotosüntees, see on see, kuidas püütakse süsinikku õhust kinni ja siis, kui seda suhkruid jääb üle, siis taimed lasevad need juurte kaudu maapinda, kus kõik elusolendid söövad seda, toituvad sellest, kasvavad sellest ja loovad mulda seeläbi juurde. Ja tegelikult, ma ei tea, miks sellest nii palju ei räägita, võib-olla hakatakse, aga et meil on see suur probleem selle CO2-ga, aga kõige lihtsam lahendus oleks see, et me kõik kasvataks natuke mulda juurde, me seoks seda süsinikku omal mulda ja meil ei ole üldse nagu vaja mingeid keerulisi asju teha, meil ei ole vaja mingeid masinaid leiutada, mis hakkavad õhust CO2 kinni püüdma. Et öeldakse, et 4 sentimeetrit mulda globaalselt võiks me kasvatada ja siis me oleks süsiniku sisalduses atmosfääris tagasi tööstusrevolutsiooni eelses ajas. Tundub nagu nii hull, oma aias 4 sentimeetrit mulda juurde igaüks. No võib-olla mõned ei tee, siis sa pead võib-olla 10 tegema. Et näed, siin on see asi, mis tegelikult on täiega väärtuslik, need lehed. Pane need oma aeda, pane need oma peenrasse ja sa ei pea minema poodi ostma väetist. Ja meil on siin planeedi peal mingi kindel kogus aatomeid ja molekule. Küsimus on see, et kuhu me need paigutame ja kui kiiresti meid ringeldame, et kui me saame need kiiresti tööle, siis meil on seda kõrgem mullaviljakus ja seda külluslikum elu. Et kui me paneme need väetised mulda ja siis kunagi muld ei suuda seda ära kinni püüda piisavalt palju, siis see jõuab jõkke ja siis see jõuab Läänemerre ja siis me jõuame järgmise probleemini. Ja kus me seda muldsi siis saame? Igalt poolt, näiteks igas majas jääb toidujäätmeid üle. Tegelikult samasti see võib olla peenramaterjal, sa võid sellest komposteerida, sa võid seda panna kõige alumiseks kihiks, paned teised asjad peale, siis ei märka seda keegi ja see muutub kiiresti mullaks. Siis poodidest jääb, esiteks jääb seal toitu üle palju, mis tegelikult võiks ära komposteerida. Teiseks sealt saab üle näiteks pappi. Täna ma saan aru jutude järgi, et osa pappi on kuskilt poodide need kastid. Et teeme siis sedagi, et toit on kuskilt kaugelt kohale toodud, et kastide sees, et kasutame selle kasti siis vähemalt ära, et see ei muutu prügiks, vaid paneme selle näiteks oma peenra loomisesse. Siis veekogudest huvitav mõte, seda ma pole ise veel teinud, aga et seal on alati ka see eutrofeerumise probleem, ehk siis liiga palju taimi, liiga palju toitaineid, aga kui ma saaksin sealt, käin iga kord ujumas, võtan mõned kaasa, mida on palju, võib-olla mitte neid ilusaid vesiroosi, aga sellist nagu üleliigset kasvu ja panen selle oma peenrasse, jälle mingid teised ained. Rannast siin ei ole meri nii kaugel, paljud inimesed võib-olla mere äärest tegelikult vetikad on nii väärtuslikud, et nendest võiks ise väetist teha, leotada neid vee sees, natuke uurida, kuidas seda teha. Pilliroog, tegelikult ideaalne peenramaterjal, kui seda kellelgi saada, on vana adru, samamoodi kõlbab peenrasse panna. Mul on meeles, kuidas Muumitrollide raamatus oli see, et läksid sinna üksiku saare peale, kus oli ainult majakas ja kivid ja siis muumimamma vedas hullult neid adru sinna ja siis sellest sai nagu peenra, kus midagi kasvas, et muidu üldse polnud midagi, et näed, muumimamma oli permakulturist, ma ei tea, kuidas ta teadis. Siis erinevad ürdid võib samamoodi ära komposteerida, näiteks see varemerohi kuulus taim, aga ka näiteks raudrohi, peaaegu kõik need koguvad mineraalaineid ja kui ma panen ta sinna oma peenra peale, kui ma ta maha lõikan, lasen ta kõigepealt kasvada ja siis näiteks mingil hetkel niidan maha, siis ma saan jälle sealt toitaineid, mikrotoitaineid. Ma ei tea, eks selles raamatus vist on terve nagu tabel, et mis elemente ma saan mingite taimede käest või oli see selles. Ma võin ringi lasta, te võite visata pilgu peale, et
mis te näete, vähemalt olete katsunud korra. Ja muruniide on ja kui te niidate kuskil muru, ega ma ei ütle, et muru ei või kuskil niita. Niida seal, kus sa tahad viibida, kus sa tahad käia, kus sul lapsed mängivad, kus sa tahad piknikuteki maha panna, et sa võid ju seal niita omal seal ala teha, lihtsalt mõtle läbi, et kus mul on vaja seda päriselt, et muru on niidetud, et mul ei ole vaja, kui mul lapsed ei ole jalgpallurid, on ja mul ei ole vaja 2 hektarit niidetud muru või see ei tähenda, et see ei ole nagu jõukuse märk, kui ma suudan hästi palju muru ära niita. See on pigem nagu selline hirmu märk minu arvates, et sa nagu kardad loodust, sa ei taha, et ta su juures oleks, on ja sa mõtled, et seal on puugid ja nii, et minu vanaema ütleb, et puugid, aga me ei saa ju nagu puugi hirmu tõttu umbes kõik teised putukad nagu välja suretada umbes, et see üks keegi paha, et ma arvan, et see nii ei tööta, et lõpuks meil on siis ikkagi need puugid tulevad meile lõpuks kallale ja söövad meid ära, ma ei tea, loodus teeb mingisuguse kavaluse sinna otsa, ja siis asjad, mis ei ole nagu, mis nii head multsimideks pole, aga millest teha midagi muud, näiteks loomasõnnik, et selle võiks kõigepealt ära komposteerida, see annab hästi palju elujõudu, nii-öelda ensüümi, baktereid, siis isegi surnud loomad on ju, metsloomasid ei või tee äärest kaasa võtta need kuuluvad kohalikule jahiseltsile, aga surnud kassid ja linnud ja muud sellised võiks tegelikult ära komposteerida, sellepärast et näiteks seal nende luude sees on ju, tegelikult luid võib ka põletada, saad see fosforit, et see ei lähe põletamise käigus kaduma, aga seal on ka aineid, mida nagu mujalt kuskilt ei saa, et kui sa oled julge, siis võid selliseid katsetusi ka teha. Ja saepuru on selline asi, mis hästi palju tselluloosi on seal sees ja ta laguneb seetõttu aeglaselt, ta tahab palju lämmastikku oma lagunemiseks, et seda kõik taimed ei kannata ja seda nii-öelda peenrusse ei tasu ilmtingimata panna, aga näiteks vahekäikudesse, kuna ta on selline, mis palju osadele elule ei meeldi, siis sobib selliseks pinnaks, kus umbrohud nii kergesti ei kasva. Aga kui ma panen sinna uriini hulka, siis see on palju lämmastikku ja siis ta läheb jälle käima ja ma saan sellest kiiresti omale komposti, mida peenrasse panna. Et sisuliselt võiksidki muuta selliseks nagu, kes kogu aeg käib jahil, kes kogu aeg jahib mingit orgaanikat, et ka kuskil vedeleb, võtan natuke kaasa, võib-olla võtan kaasa mingi biotäie, näiteks õitsvaid taimi kuskilt niidu pealt ja lasen neil ära kuivada ja puistan need oma aeda laiali ja ma saan omale nende taimede mitmekesisus sinna juurde. Et mul on ja ideaalne, ei ole üldse praht. Näiteks vanad rookatused, ma tean, et keegi oli hullult mures, et issand, kus ma selle panen. Ja siis ta vastas, et issand, mul on nii palju peenematerjali, nii hea, teised inimesed, kus ma saan põhku. Issand, aga sul on ju see mingi teine asi, sul ei ole ilmtingimata vaja seda, mida sul pole. Sul on vaja märgata seda, mis sul juba on. Ja hea küll nüüd natukene veel täpsemalt toidusalust, et peaksid vaatama, mis seal koha peal siis, mis see kliima on, kuidas see paik üldse nagu välja näeb ja esimene asi permakultuuri puhul ongi vaatlemine. Unistasin, et me täna ka istume seal puude all ja vaatleme natukene, aga mulle tundub, et meil sellist nagu meditatsiooni hetke ei ole võimalik siin aja mõttes tekitada, aga ikkagi jätke see mõte enda sisse, et vaadelda, mis juba olemas on. Mina ka, kui ma käisin esimest korda vaatamas, et mis siin on, mida siin teha, siis ma ei näinud näiteks seda, et varemerohi juba kasvab seal õunapuu all. Võtsin oma laiemalt kaasa, aga tegelikult seal on juba üks olemus. Et kui ma vaatan, siis ma võin avastada midagi, mida ja näiteks tihti öeldakse raimtaimede kohta, et sinu juurde tuleb kasvama see, mida sul on vaja. Et kasvab midagi, teed. Enamik taimi Eestis kõlbab tee tegemiseks, välja arvatud mõned, nagu mingi vereurmarohi ja mõned teised mürgised, aga peaaegu iga taim üks tee teha ei ole nagu kellelegi mürgine. Siis hea on tuttavaks teha ennast selle mullaga, mis siin on. Mina mõtlesin näiteks siin, et ei tea, et kas see baas on siin hullult lähedal, et näe siin kõvad paekivi ehitised ja üldse selline vasalemma ja kõik muu. Aga tegelikult siin kohas see baas ei ole nii väga lähedal, hoopis niisugune liivane, muidugi mere lähedus liivane on ka loogiline, selline pool liivakas maa. Et lasub uurida, milline see sinu maa on, et korra, kui sa kaevad või lihtsalt katsud, sa ei pea isegi kaevama, sa juba näed ära, sa saad seda katsuda, milline muld see on, kas niisugune tihke nätske savikas või rohkem nagu puru, siis on liiv, siis vaadata, äkki juba on mingid veekogud olemas, mingid taimed, mida võiks alles jätta, nagu ma juba ütlesin, ja tegelikult ma
saan ise seda mikrokliima on ja ma saan vaadata, mis mul on, aga ma saan ise ka seda paremaks teha, et näiteks kui mul on palju tuult, et siis ma saan ehitada heki, et see tuul seal kinni pidada. Ja siis nagu kiire viis, kuidas toidusaluga alustada, ongi see, et mul on nii-öelda must maa, mul pole mitte midagi, võib-olla näiteks niisugune uuselamu krunt on võib-olla sarnane, et ma lihtsalt istutan ise kõik sinna peale, kõik puud, kõik põõsad, kõik aluskihi, aga ütleme nii, et see on päris töömahukas ja see nõuab päris palju raha, sellepärast et sul on päris palju istikuid vaja, et see kõik ära katta ja päris palju orgaanikat, et see on selline rikkurite variant ja hästi tarkade variant ka, et sa pead nagu hästi palju ette läbi mõtlema. Ja siis see teine variant on siis see aeglane variant, ehk siis nagu vallavanem ka lootis täna, et me saame toidusalu valmis, eks ju, aga ma pean kindlasti ütlema, et me ei saa seda täna valmis, sellepärast et see asi on protsess, ei saa aastate jooksul läheb paremaks, et meil on nagu praegult lihtne see, et puud on juba istutatud suurem osa, seal on juba vanad viljapuud olemas ja siis meie saame läheneda sellise nagu realistlikuma aeglase asjaga, et me hakkame näed, puud esimestel aastatel, puud on juba pandud, mõned põõsad on isegi juba olemas, on ju, hekkidega me ei pea tegelema, sellepärast et siin on üsna selline kaitstud ala, siin on erinevaid ehitisi, selles mõttes on lihtsam, siis ütleme nii, et umbrohuhava pinnast meil seal ei ole, aga meil on seal taimi, mida me sinna saame jätta, me ei pea neid ilmtingimata üldse sealt nagu ära kaotama ja kui toidusalu ajapikku muutub järjest varjulisemaks, siis siin juba on osa varju ka olemas, on ju, nii et me tegelikult oleme hästi heas kohas omadega alustamise mõttes ja siis me lihtsalt hakkame seda katma ja istutama selliseid taimi, mis me tahame sinna juurde ja siin karjatama ei hakka, aga hakkame multsima võib-olla siis põhiliselt ja midagi lisama. Vaatame. Ja siis, kuidas ma seda mulda ette valmistan? Ma arvan, et ma hakkagi sellest väga pikalt rääkima, et vaatame seda seal õues otse koha peal, et laseme vihmaustidel tööd teha ja siis siin ma juba nagu korra rääkisin, et hea on, kui ennem on mingi tuulekaitse, et aga paljudel elamukruntidel on see juba olemas, lagedatel aladel on hea, kui hakata mingit hekke kõigepealt panema, sest et muidu viljapuudel on raskem hakkama saada, siis ja järjest minna siis nagu madalamate taimedeni. Lämmastikusitujad on mul siin nagu tagapool, aga tegelikult need võiksid olla eespool, sest et need hakkavad, kui mul on halb olukord, siis need hakkavad ka mulda taastama, näiteks ma võiks kohe alguses kõik külvata omale ristiku alla, võib-olla punase ristiku alla, sest see ei ole nii pikaajaline, et seda mulda hakata taastama kõikide muude sarnaste taimedega. Ja tegelikult võiks, näiteks praegult, millest me võiks alustada, on see, et kus on rajad, et kus me tahame liikuda mingis kohas läbi ja siis nende radade äärde hakata vaikselt ehitama, panema taimi juurde ja need rajad on nagu ligipääsuks ja need rajad on ka selleks, et vaadelda, mis kuskil on. Et mina seal ka kujutaks ette, et seal võiks hakata vaikselt mingi rada looklema ja mida siis hakata vaikselt täitma ja võib-olla mõnes kohas jätma lihtsalt nii, nagu ta juba on, et seal juba on igasuguseid asju olemas. Ma näitan kohe teile ära, mida mina tein, tulen eelmine aasta juulis oli selline pealtvaade minu toidusalule, et siin on see toidusalu sissepääs, siis ma hakkasin selle alaga siin pihta, see on selline nagu justkui nagu üks toidusalu peenar, nagu ma kutsun. Siin oli mul tegelikult üks suur õunapuu, aga selle sõid jänesed ja need ära, nii et need suuremad on nüüd läinud, aga mul on siin suuremaid murelid ja muud asjad, siis ma järjest nagu teen niisuguseid uusi alasid, kus ma osaliselt jätan olemasolevat niidutaimestikku, mis sinna hakkab tekkima, lisan teisi põõsaid ja puid ja taimi ja kohati kasvatan näiteks selliseid lühemaealisi taimi, nagu maasikad on mul siin peenardes isegi pandud viisakalt enam-vähem. Sellel aastal juulis oli nüüd see selline natuke erinev päevahetk ka, et siin seesama värav on siin ja siis olukord on selline võrdlemisi roheline ja nagu näha, et siis ma põhiliselt niidan siin ainult niisugused käigurajad, et siin on võib-olla selline natukene suurem plats, kus me vahest, siin paistab õhtupäike, siis me viime laua sinna ja siis seal saab istuda ja vaadata, mis kasvab. Aga mõnes kohas ma saan kasvatada selliseid üheaastasi taimi köögivilju, siin on mul väike köögiviljala, aga kui hiljem kasvavad need noored õunapuud suuremaks, siis see muutub varjulisemaks ja siis ma enam seal köögivilju võib-olla ei kasvata. Aga samas ma võin jätta mõne koha omale selliseks avatumaks ja kasvatada seal kogu aeg köögivilju, et see on selline mõttekoht. Ja kildid on üks asi, mille peale mõelda permakultuuri toidusalu puhul, et see on sisuliselt üks puu,
ja siis tema nii-öelda sõbrad, et mis teda toetavad ja siis Toidusalu võib olla nagu noh, võib mõelda sellest nii, et nagu palju kilde ja kõrvuti on ju, et kus on taimed, mis teineteist toetavad. Ja täna meie istutame sisuliselt, tegutseme natuke selle sama mõtte järgi, et meil on viljapuu ja selle ümber paneme mõned põõsad ja mõned taimed, mis osad meelitavad tolmeldajaid, osad annavad nii-öelda väetiseks ja multsimiseks ja annavad mingeid ravintaimi ja selliseid asju. Ja vaatame, mis meil paar mõtet veel jäänud, et siis saame välja minna ja rohkem õhku hingata, et siin on vist juba raske hingata. ja näiteks pinnakatte taimed on ju, noh, näe, see on see, mis mul praegu sel hetkel olemas on eelmisest aastast, et ja see on nagu põld, mis oli enne põld ja nüüd lihtsalt hakkab vaikselt muutuma niiduks ja mis taimed sinna kõik tulevad ja siis noh, mina nii-öelda sisenen natukene oma tegutsemisega järjest sügavamale sellesse olemasolevasse, aga ega ma ei raatsi nagu ma ei raatsi seda kõike nii-öelda oma valikut ka täis panna. Ja noh, see on ka natukene see, mis ma juba rääkisin, et kuidas see Toidusalu ja selle pinnakatte tekitamine see siis käib ja meie oleme sisuliselt peaaegu selle viimase variandi peal, kus meil ju natuke nagu mets on juba olemas, et suured õunapuud on olemas ja hakkame siis sinna midagi tegema, et kõik need muud variandid võivad olla need, mis on teie aedades või kuskil, kus te tegutsete. Ja siis sisuliselt nagu, mis sellest edasi tuleb, on ju, ongi, et Toidusalu on mitmesuguseid, see on sisuliselt niisugune a la savann on ja mõned suured puud ja palju valgust ja kasvatab midagi all. Ja siis see võib olla selline, kus mul on rohkem puid, natuke rohkem varju või siis täitsa selline nii-öelda küpse metsa moodi, kus mul on palju varju ja kasvab, annab nagu vähem saaki, aga samas on võib-olla elukeskkonnana rikkam ja mõnusam, et me Toidusalu, ma võin teha väga erinevat, see ei pea olema ainult ühtemoodi, et see võib olla, ja see võib olla ka Toidusalu suksessioon, et algusest on selline, pärast on selline tihedam ja varjulisem, et see on ka nagu valiku küsimus. Ja põhiline asi on see, et kui sa juba midagi oled teinud, et siis muretse, et teed vead, siis parandad need ära, et see kogu aeg kõik muutub, looduses ka kõik muutub, midagi ei ole staatiline, meie inimestena arvame, et kõik on püsiv, aga isegi see klooster on läbi aastasadade olnud nagu väga erinev ehitis, on olnud mõis ja on olnud munkade paik ja praegult on järgmine paik, et me kogu aeg nagu muutume. Ja siis üks asi, mis nagu pärast edasi saab, mida on hea teha, ma näitan teile pärast ka, et mul siin sirbi kaas, et sirp on see, millega on Toidusalus hästi lihtne töötada, et lihtsalt lõikad kasvanud rohtaimi maha, jätad need püsti, mida tahad, näiteks need on ju, mis ma jätsin, ja siis jätad need sinna nii-öelda pinna peale ja see on nagu kasvav mults on ju, selline haljas väetis sisuliselt, ise tuli naat on ju, ja mina lihtsalt niitsin ta maha ja ma jätan ta sinna ja kui ma seda kogu aeg teen, ma näen, kuidas see kooslus mul seal muutub ja seda naati seal väheneb, sest et mulle olukord läheb paremaks, näiteks orasein, oli mul enne siin ainult orasein, aga nüüd ei ole oraseina üldse, sellepärast et tema töö on tehtud saanud, tema on sealt kadunud, nüüd on tulnud naat, tema nagu ma arvan, peab kauem vastu või ta on selline viljakamate paikade taim. Aga ma lihtsalt ja praegu ka selle sirbiga saame seal võtta natukene maha seda, mis seal on kasvanud, et see oli hästi hea tööriist, et selle ma sain ise sealt magasiinist, aga kui sa paned sirpi sisse, siis saab mujalt, et näiteks Palusalu aiad müüvad neid püsilille sirpe, mis tegelikult sobivad ideaalselt selliseks lõikamiseks, ja kellelgi on äkki mõni vanaema sirp alles, millega vilja lõigati, et need töötavad samamoodi, et see on selline, et jaa. Nojah, kui sa näiteks ei taha seda niita või näiteks me võimegi, kui me õue lähme, siis me kohe vaatame, et seal ongi olukord, millele võikski läheneda sirbiga ja siis ma võin seda teha siis nii tihti, kui mu esteetika meel parasjagu tahab või siis ka see, et ma lasen taimedel mingi maani kasvada, nad on ära õitsenud ja ma lõikan näiteks siis maha osad taimed või noh, kuidas on ja noh, siis see on ka niisugune väike ülevaatepilt sellest, kus mina toimetan Kesk-Eestis. Siin on meie niisugune hiiering, mis on ka niisugune väike elustikupaik, et mingis mõttes ka nagu Toidusalu, et saab kunagi tammetõrusid aga ja neid pärnaõisi. Aga siis nii-öelda siin tagapool, seal on see väike Toidusalu, mida te ennem lähemalt nägite, et mina siin nii-öelda isa suur põld on siin ümber monokultuur ja siis mina teen oma väikest mitmekesisuse pelgupaika seal selle vahel ja sees, et nii see reaalsus on, et meil on kõike ja sellepärast ongi oluline, et kus inimene toimetab, kus ta vähegi saab, et ta loob mitmekesisust, vaadake, kui palju monokultuuri on ju. Nii.
ja ma ei taha nüüd enam väga ajast üle minna, me peame juba õue tormama. Läheneme sellele asjale loominguliselt, vaatame, mis me teha saame. Te juba natuke olete näinud, mis siin on, kus me tulime. Siis seal on koha peal Helga taimeaia inimesed, kes igaühele taimi tõid ka, ma ei tea, kui palju meid siin on, kus meid on siin 30, et seal on 30 inimesele selliseid taimekesi, mida kaasa võtta, seal on mingi valik, varemeroht on kõige rohkem, natuke teisi ka, et võib-olla võime neid taimi pärast poole võtta ja lisaks on ise võtnud taimi kaasa, mida te saate osta ka juurde, seal on mingeid huvitavaid asju, mis on sellised toidusalu konteksti sobivad, et vanad rabarberid ja mis neil seal kõik on, et siis me teeme pärast niisuguse kokkuvõtte, ma ei tea, kas on täpselt 19:30 või natuke varem, et sellise teeme midagi ära ja siis ma natuke räägin, mis me tegime ja mis sellest mõelda ja arvata ja võib-olla jätkub veel mingisuguseid arutelu ja mõttekohti seal vahele. Ja kokkuvõtlik mõte üleüldse, kohe tuleb, on see, et kõige tähtsam on asjadega pihta hakata. Alati. Et mõelda hästi suurelt, alustada hästi väikeselt, sest et siis ei tundu see nii hirmus on ja siis ei tundu selline ülevoolav, aga hakata pihta ja mõelda, et teen vea, siis õpin, siis lähen paremaks, lähen targemaks ja nii ta läheb. Nii et hakakem tööle. No nii, me oleme siin ühe portsu orgaanikat virna ladunud. Kujutame ette, et sellest on alguse saanud toidusalu ja natuke räägime üle, et mis me siis tegime, et kõik, kes osad võib-olla ei kuulnud, kes kaugemal olid ja kõik tegelesid oma etapiga väga hoogsalt. Alguses siin oli siis selline asi nagu seal taga on ja mis me siis tegime, me lõikasime seda sirpidega maha, tõime välja natuke need marjapõõsad, mis siin juba olemas olid. Ei hakanud nendega midagi muud tegema, kui et lisasime siia
mõned muud põõsad ja esimene etapp oli siis niitsime maha, panime sinna põhja natukene köögijäätmeid, meil täna juhuslikult oli saada kala ja salatit ja selliseid asju. Võib-olla muidu, kui köögist võtate, siis võib panna selliseid köögivilja ülejääke ja selliseid asju, et võib-olla kala puhul peame nüüd sõrmi siin koos hoidma ja lootma, et kassid ei tule või rebased. Aga siis panime põhjaks natuke veel papi alla seda, meil oli sellist kõdusõnnikut seal, panime seda sinna, et ergutada elustikku. Siis katsime selle kõik ära papiga, pappi niisutasime selleks, et ta ei jääks selliseks kuivaks kihiks, miks hakkaks niiskust esimesena endasse koguma ja siis läheb tükk aega enne, kui ta läbi niguneb nii-öelda looduse abil, et siis on hea ta märjaks teha ja siis on ka lihtsam istutada pärast auke teha. Siis papi peale hakkasime koguma orgaanikat, mis meil siis leidus. Meil oli samamoodi seda kõdusõnnikut kõige rohkem, natuke tavalist mulda ja siia tegelikult võiks panna kihiti nii-öelda sellist rammusamat asja ja siis natukene vähem rammusat asja, näiteks nagu põhku või haket või oksi ja mis kellelgi siis saada on ja meie täna olime eriti loomingulised ja panime siia peale, meil oli langetatud siin üks jalakas, siis selle lehed said kõige pealmiseks multsikihiks, et kaitsta seda orgaanikat päikese eest ja see on põhiliselt ka süsinik, nii et see hakkab siin tasakaalustab seda lämmastikurikkamat sõnnikut. Ma loodan, et see kõik hakkab siin nüüd nagu tööle. Täpselt ei tea, tegime olemasolevate vahenditega nii hästi kui võimalik. Ja istutasime siis siia järjest erinevaid taimi, vaatasime natuke selle järgi, kuidas päike on, et alati on aias hea teada, kus on sul lõuna ja põhjakaar. Siin on enam-vähem nii, et lõuna on umbes seal ja põhi seal ja siis hommikul siis ma vaatan, et siit päike tõuseb, ta hakkab kohe tulema, hakkab siin seda kohta soojendama ja valgust andma ja siis ma saan siia sain natukene rohkem panna, siia taha me praegult ei pannudki midagi, sest et see on natuke varjulisem, et sinna võiks teoreetiliselt panna varemerohtu, võiks ka panna see, mis siin kasvas, see ju kasvas, on ju, et sisuliselt võib ka seda seal hoida. Kui see oleks nüüd väga viljakandev õunapuu, kus me nagu tahaks palju saaki saada, siis võib-olla siin all ei saaks nii palju ilutaimi või ütleme selliseid panna, siis võikski katta rohkem kas varemerohuga või taimedega, mida mul oleks okei mingil hetkel maha niita, näiteks selle sirbiga või vikatiga, et ma saaks oma viljad kätte. Siis me panime omajagu neid istutasime siia taimekesi, mis on siis valguse järgi pandud, põõsad tagapool, madalamad taimed eespool. Neid vahekohti võiks veel täita, praegu tuleb siia see orgaanika, et kui te siin nüüd, see on see teie toidusalu, et siis te tegelikult võite siia tuua veel taimi, panna neid kohti täita. Praegu tundub, et siin on jõle tihe, sest siin on palju seda lehte, aga tegelikult siin oleks ruumi küll veel panna ja seda pinnakatte taimi panna. Et me natukene külvasime siia ristikut, valget ristikut, et see muutub tegelikult pinnakatte taimeks, et seda võite panna. Näiteks metsmaasikas sobiks siia hästi. Need käbihein, maajalg, sellised taimed, mis looduses tegelikult eksisteerivad, võivad siin täitsa olla. Võib-olla neid on siin samaski leida. Ja siis me panime servaks siinsamast koha pealt, langetati see jalakas. Ja see on siis siia piirdeks pandud, me panime papi siia alla ka, et kohe siit ei tuleks nii läbi, aga paratamatus on see, et ilmselt siia midagi kasvab siia serva ja serv on üldse kõige rikkam koht. Serva efekt on see, millest räägitakse, et see tähendab seda, et siin on elustikul meeldib kõige rohkem olla, siin on kõige rikkam, siin tahab, niiskus koguneb siia, tuulevarjuline soe ja siin on niisugused head pesakohad, et tasub toidusalusse panna sellist puitu, sellepärast et seal all hakkab kohe keegi elutsema. Võib neid notte panna isegi siia peenrasse. Siis me panime sinna taha mõned pakud selleks, et oleks võimalik vaadelda, mis sa siin teed. Hea on alati oma aeda panna mõni pingike, mõni pakukene. See serv on ka juba päris hea, kus istuda ja olla ja vaadata, kuidas siin läheb. Tegelikult siin ees võiks kasvatada ka köögivilju. Siin on praegu nii päiksepaisteline, väga rammus. Siia vahele tegelikult võiks vabalt panna, ma ei tea, kabatšokki.
noh, selliseid, mida saab istutada kergema vaeva, kõrvitseda kavatšokke võiks siia vabalt panna, isegi kurgiga võiks katsetada, praegult on päiksepaisteline või noh, valgus palju, hiljem need lähevad suuremaks, siis võib-olla vähem. Et selle kõigega saab olla väga loominguline nii-öelda, et nagu näete, et siis see kõik asi, mis muidu võib-olla viiks lõkkesse, mõtleks, et on ilge tüli, on tegelikult võimalik sul oma peenraks, oma külluseks ja rikkuseks teha. Ja päevalille võiks siia panna, kui kellelgi on, tooge siia saialille, päevalille, kõiki neid võib panna. Et natukene võitegi nüüd mõelda, et tegelikult see on selle kandi peenar nüüd on ja te olete kõik siia oma käed külge pannud, võite siit mööda minna. ei tea, võib-olla on hea, kui peendral on keegi, kes on nagu selle peendra ema või kuninganna, et ma ei tea, kas võiksite mõelda selle peale või valida välja, et kes siin äkki kodu siin lähedal on, et keegi, kes hoiab silma peal, et kindlasti siin tekib, hakkab kasvama, tuul toob siia nõgeseseemed siit kõrvalt ja takkjast ja et noh, võib hoida silma peal ja siis seda natukene nii-öelda vaos hoida, aga samamoodi see lihtsalt siia näiteks multsiks panna, noh, seemneid ei tasu panna, onju, aga sellist lehemassi, et kui varem ära lõigata ja noh, kui meil on järgmine aasta lootus sellega jätkata, siis isegi kui vahepeal keegi midagi ei tee, siis ongi huvitav katse, et mis siis saab, kui sa ei tee mitte midagi aasta otsa ja kui sa oled sellise alguse teinud, onju, et noh, me võime ka selle peale selle jätta, onju, et kuidas, et see on võib-olla natuke teie enda loomingu küsimus nüüd edasi, et kui räägitakse kogukonna toidusalust, siis kogukond, siis ongi see keeruline ja raske asi eestlastele, et kuidas olla kogukond või kuidas teha koostööd, et ega ma seda teile ette ei oska öelda aga ma arvan, et see kujuneb, kui inimestel on sellist entusiasmi ja sellist huvi, eks siis keegi hakkab siin käima ja võib-olla siis näiteks tegelikult see on hea paik, kuhu tulla ka lastega, õpilastega, sest siia tegelikult saab juurde panna asju, saab vaadelda, mis siin juba kasvab, need kuslapuumarjad on päris toredad, mida võib-olla igalt poolt pole leida. Et saabki vaadata ja saab siis natukene uurida, mis siin on ja mida siia võiks juurde panna. Ja ma loodan, võib-olla tuleb siia mingisugune stend ka, et mis siia sai. Et ja noh, edasi siis vaadake ise ja noh, need sõstrad või need tikrid on varsti valmis, nii et võib keegi neid tulla sööma. Ja noh, praegu me siis niitsime sealt tagant ka natukene ära, et sellise niidualaga ongi see, et seal kasvab see metsharakputk, et tema on selline, et kui teda jätta ja üldse mitte ühtegi korda niita, siis kõik muud taimed kaovad vaikselt ära, et tegelikult on hea korraga aastas vähemalt niita ja see, mis seal on tekkinud, et selle võiks kokku koguda ja kui see panna nüüd nii-öelda kompostina või ära kõduneda, ega need seemned seal ei jää nii väga ellu ka, et ma arvan, et see muutub lihtsalt osaliselt selliseks orgaaniliseks massiks, et võib täitsa seda nii-öelda komposti luua sellest ka. Ja see, noh, kõik sellised asjad, et kui oleks veel hakkur, onju, siis võiks need ära peenestada ja teha näiteks ka vahekäiguks või peenesse panna, kui on okaspuuhake, siis on parem panna selleks käigurajaks. Kõigile taimedele ei meeldi, aga lehtpuuhake kõlbaks vabalt siia peenrasse selliseks multsikihiks ka panna. Et noh, ja nüüd siin edasi võib ka mõelda seda, et me panime kõik materjali ära, mis enam-vähem oli, aga siin edasi võib ka selliseid radasid siin läbi selle ala hakata kujundama kas või niitmisega või siis, kui on haket, siis hakkega teha radasid ja samamoodi panna servadesse palke, kui on, et mulle tundub, et seda orgaanikat siin ja seal jääb üle, jälle kuskil on mingi vana puu, mis otsustatakse maha võtta, siis tegelikult selle võib kõik nagu ära kasutada, et ei pea seda nii-öelda minema laskma. Et pange lihtsalt järjest siia ritta, mõelge, kus rajad lähevad ja siis kujutage ette, et see, mis seal sees on peenar. Võib-olla seal peenras on takjad, võib-olla seal on nõgesed, aga need on tegelikult samamoodi elustikule vajalikud ja kui inimesed tahavad, võivad ka neid kasutada. Ja näiteks siin kohapeal, mis oli olemas varemerohi, et ma võtsin ise kaasa, aga tegelikult see kasvas siin ka siniste õitega. Tema töötab koostöös selle õunapuuga niimoodi, noh, üldse tema juured lähevad sügavale, et ta saab sealt mineraalaineid kätte ja siis ta nii-öelda mulla elustiku kaudu jõuavad need ained näiteks selle viljapuuni, mis vajab rohkem toitaineid. Nii et siin hakkab eelduslikult tööle selline mükoriisa, tekib seeneniidistik, mille abil taimed suhtlevad, toitaineid vahetavad, et selline mulla internet,
kui sa lubad, et kui sa kogu aeg ei niida, ei kaeva, siis see mulla internet nii-öelda läheb tööle, et noh, kujutage ise ette, kui mul on juhtmed kuskile veatud ja ma kaevan kanali läbi, siis kõik läheb katki, onju. Noh, mullas juhtub sama, et kui ma kaevan, siis kõik see toimiv süsteem laguneb ära ja just sellepärast ongi hea teha peenart niimoodi, et ma katan siia peale. Isegi köögivilju saaks niimoodi kasutada, et ma panen lihtsalt pabi maha kõdusõnniku peale ja hakkan järjest neid kihte sinna iga aasta natukene juurde panema ja ma võin köögivilju kasvatada ja umbrohte kasvab seal aina vähem. Et see, noh, muld ei taha umbrohtu kasvatada, kui ta on heas olukorras. Umbrohi on niisugune, noh, mis tuleb ja päästab seda mulda, aga kui selle töö on tehtud, siis ta läheb ära, et see võib väga huvitav olla jälgida, et kui mul on selline nii-öelda jäätmaa ja mis siis sinna alguses tuleb kasvama, et iga aasta võivad olla seal erinevad liigid ja nad teevad erinevat tööd selle mulla taastamisel. Kui te hakkate vaatlema, siis näete, mis juhtub. Nii et palju õnne! Olete ise algatanud midagi ja siis saate näha, mis edasi saab.